Tere! Mina olen Aija Sakkova, kirjandusteadlane. Tervist, mina olen Kersti Karu, keraamik. Ja me oleme ema ja tütar. Ja praegu on jaanuar 2022. Ja sina, Kersti, tähistasid detsembris oma 75. sünnipäeva. Just. Ja samuti tähistasid sa 50 aastat töötamist selles majas, kus me siin praegu oleme. Ja ongi nii. Terve eluaeg. Sa oled siin töötanud ja me oleme tegelikult siin Arsi majas. Me oleme praegu galerii ruumis, tarbekunsti galerii ruumis. Aga sina sattusid siia otse pärast ülikooli või kunstiinstituudi lõpetamist? Just nii. Siis see maja just sai alles ka valmis aasta enne seda, kui mina lõpetasin ERKi. See oli siis 70? 71 lõpetasin, aga see maja sai kuskil enne 70 natukene valmis. Ja keraamikaateljee tegelikult hakkaski tööle siin majas 71. aastas sügisel, nii et kui mina kevadel lõpetasin, siis mina siia majja tööle tulin. Ühesõnaga selle maja algusest saadik olen mina siin majas töötanud. Ja ma tean, et tegelikult sul ei olnud alguses mõtet astuda kunstiinstituuti keraamika erialale, vaid sa tahtsid graafikuks minna õppima ja see oli mingis mõttes nii-öelda juhus, kuigi juhuseid ei ole olemas. Ei usu mina juhuseid. Et sa sattusid juba enne ülikooli siia kas praktikale või tööle? No see oli tegelikult keraamika töökoda, mis asus Paldiski maanteel tol ajal, jah. Ja nüüd ja see algus siin majas oli selline nii-öelda uute tehnoloogiate väljatöötamine. Ma saan aru, et küsimus oli selles, et sa alustasid üldse glasuuride peal. No tehnoloogia peal, jah. Keraamikatehnoloogina võeti mind siia tööle, sellepärast, et siin olid uued ahjud, gaasipõletus ja siin oli vaja sellest vanast töökojas kasutusel olnud glasuurid ja tehnoloogia nagu selles uues majas ja uute võimalustega tööle saada. Sest enne oli kasutatud õliahjused. Ennem oli õlipõletusega kõrge kuumuse või kivinõu keraamikapõletusahi, aga siin olid gaasiahjud. Ja sina hakkasid siis nii-öelda katsetama nende glasuuridega, mis töötab, mis ei tööta. Ja paljud asjad, endised asjad ei hakanud tööle, ma pidin väga palju uusi asju tegema, uus tehnoloogiat rakendama ja selleks ma käisin isegi natukene Peterburis keraamika tehases, aga natuke teadmisi otsimas. Nii et tegelikult minu töö siin 4-5 aastat oli praktiliselt see, et saada siin tööle normaalselt see keraamikaateljee siin majas. Kui palju täitsa huvitav oleks teada, kui palju nendest glasuuridest, millega sa tollal katsetasid, on täna kasutusel, mida sa ise kasutad või mida teised kolleegid kasutavad? Jah, need põhiglasuurid, või tegelikult need glasuurid on angoobid ehk saviglasuurid. Tehnoloogiast pikemalt rääkima muidugi ei hakka, aga need asjad, mis praegu on veel kasutusel ja olnud terve see 50 aastat, on sinine angoob, mida ma ka väga palju olen ise kasutanud taldrikute peal ja mujal, siis matt must angoob ja hallvalge, niisugune, mis pärast on niisugune naljakas nimi, sest kohati, kui ta on õhemalt, ta jääb hallikam ja kui ta on paksemalt peal, jääb valge. Aga see on niisugune universaalne angoob, mis teiste kemikaalidega ja teiste glasuuridega koos kasutades annab väga erinevaid efekte. Ja see on nagu meelis, tegelikult kõikidel keraamikutel peaaegu üks meelis saviglasuur. Aga see, mis moodustab sellise krobelise pinna? Mis mõttes krobelise? Selline nagu oleks nagu purunenud midagi või? Kraklee, kraklee ka. Kraklee oli ka siin vaja uuesti tööle saada, aga tema on natukene
ta võib palju praaki anda, selles mõttes, et seda kasutati suhteliselt vähe. Nii et keraamikas on eluaeg olnud see viga ikkagi, et praaki tuleb. Sellepärast, et kui olid suured gaasiahjud, siis olenes sellest, kuhu kohta olid asjad ahju pakitud. Et põhjas olid ikkagi madalamad temperatuurid ja kõrgemal olid järjest kõrgemad ja kui asi oli vales kohas, siis ta ei põlenud nii ilusaks ja andis praaki. No see keraamika on nii, nagu ma olen aastate jooksul näinud seda sinu kõrval selles on alati see saladus sees, et sa teed seda tööd, paned ahju, sa tegelikult tulemust ei näe. Ja siis selles põlemises alles sünnib mida. No ma ütleks, et ahju ja põletamine ja ahi on kaaslooja. Vot selle kohta mul on siin isegi väike oma brošüüris niisugune mõte üles kirjutatud, et keemiliste elementide ühenduses südame häält kuulates, kõige loojat tänades, savist alati uut meisterdades, selgineda ja kristalliseeruda põletusahjudes. Vaat selline mõte, et tõeline see selgus tuleb ikka ahjust välja. Ja siis sa pead alati ette kujutama, mida sa teed, et kuidas see võiks tulla. Et selliseid, ja mõnikord oled nagu saanud asja selgeks, ja ikkagi tuleb ta jälle teistmoodi, sest tegelikult oleneb põletus sellest, missugused on teised asjad ahjus. Kuidas need üksteist seal tekib nagu oma sisekliima. Ja kuidas, mis on erinevad lasuurid ahjus, need mõjutavad üksteist. Ja selles mõttes kahte päris ühesugust asja tavaliselt ei olegi. Ei saagi tulla midagi. Ikkagi natuke erinev. Ja, et igal ühel on oma lugu. Ühesõnaga, see on nüüd kaaslooja, ahi on kaaslooja. Jah, mul on mingi selline lause alati, nagu ma olen mõelnud, et Kultuurkapitalil on selline stipendium, et ela ja sära ja millegi pärast mul alati tundub sinna otsa, tahaksin öelda põle ja jahtu. Et selline... Need on nagu nõuksed synonüümid mingil mõttes. Ma tahtsin öelda siiski, et miks me siin ruumis oleme. Äkki seda veel räägiks ära, sest tegelikult niisugust kohta, nagu nüüd see siin on, ei olnud varem. See on alles nüüd paar aastat alles, siis kui renoveeriti siin selle maja õuepoolne külg. Ja siin asub siis niinimetatud Ars Factory või Ars kunstikeskus. Ja selle kunstikeskuse juurde kuulub siis see ruum siin, mis on siis meil tarbekunsti-galerii. Siin toimub siis nagu müük ja samal ajal on siin keraamikakeskuse ja keraamikaliidule ette nähtud see niisugune sein, kus siis saab teha näitusi, nii et igal autoril on siis oma see kastikene, aukene, kus ta saab siis oma asjad välja panna. Ja siin toimuvad siis nii aastanäitusest kui muud näitused ja tihti vahetuvad näitused. Ja siis on siin võimalus, nagu minul praegu, teha väikest isiknäitust. Siia ette siis pannakse niisugused alused ja praegu ongi siis niisugune nagu minu selle juubeli puhul taldrikute näitus väljas. Sinna saigi nüüd pandud küll väiksed elevandikesed, nagu legendaarsed modelleeritud asjad, et mustal taustal paistavad hästi välja. Jah, nendest elevantidest on olnud juttu, et need nimetati legendaarseteks. Seda on nimetatud legendaarseteks, sest tõepoolest nad olid juba toodangus, sest et toodangu värk lõppes ära ju siin 2002 või 2003 ja sellest ajast on iga üks vastutab ise oma töö eest. Nüüd sa tulidki võib-olla selle juurde, mida me veel selle majaga seoses peaksimegi rääkima, et see maja, ehk siis see Arsi maja, siin tegutses Arsi kunstikombinaat. Ja erinevad siis ateljeed, keraamika, tekstiili, naha ja muud. Ja nüüd siis selle eelmise riigikorra lagunemisega ka sellisel kujul see kombinaat enam ei tegutsenud, aga ta 90-ndatel oli siin ikkagi selline
Ars Keraamika kui eraldi ettevõte, mis tegutses siin ruumides. Ja sealt edasi algas sinu jaoks siis ka selline vabakutselise aeg, et... Jah, kuskil 90ndate keskel läksid kõik ateljeed eraldi, igaüks hakkas vastutama iseenda eest. Ühesõnaga, terve maja või terve arst ja kunstnike liit ei vastutanud enam nende ateljeede tegemise eest. Ja tol ajal oli ju siis see periood, kui hakkas siia tulema ka välismaalt palju odavat keramikat kaubamajadesse müüki, sest varem oli meie toodang olnud väga nõutud kinkituse objekt. Üle liidu ja üle liidu me saatsime ka Moskvasse ja Peterburi kaupa nende kunstisalongidesse ja meie kaup oli väga nõutud, aga siis oli nagu kõik kuidagimoodi ära lõigatud. Meil õnnestus veel mingil ajal teha Soome Stockmanni kaubamajale, kuna meil oli siis siin ja neid elevante vist ka sinna. Just nimelt, oma ettevõttel oli juht, kes siis otsis või kellel oli siis nagu sidemed seal Helsingis. Stockmanni kaubamaja tellis meie käest teatud objekte, kus juures ka minu suuri elevante aastaid. Ja siis, kui siis see ka nagu otsa sai ükskord see Soome värk, siis oli niimoodi, et iga keraamik pidi vaatama, kuidas ta iseendaga hakkama saab. Kes siis, mina sain endale siin ikkagi nagu siin majas tööruumi, mis on tõesti suur õnn, sellepärast, et siin oli nagu tehnoloogia võimalused kõik olemas. Tehnoloogilised ja ahjud ja et ma sain nagu edasi töötada ja sain oma tööd nagu jätkata siiamaani välja. Sest paljudel ei õnnestunud seda. Ja, et võib-olla veel tõesti üle korrata see, et sa alustasid siin tehnoloogina, aga siis üsna pea sinust sai selle keraamika ateljee kunstnik, ehk siis mis tähendas siis seda, et kunstnikud olid need, kes lõid nii-öelda kavandeid toodangu jaoks. Jah, aga tegelikult tegin ma seda paralleelselt väga palju asju, ma pidin ikkagi seda tehnoloogiat ka siin jälgima ja nüüd paralleelselt etalone toodangule tegin ma ikkagi kogu selle aja, kord rohkem, kord vähem. Aga pärast 2002 aastat siis nagu rohkem isegi, sest siis oli juba niimoodi, et me olime eraldi ettevõtte ise majandav tegelikult see keraamikaateljee oli. Sa mõtled pärast 92 aastat, jah? Mitte 2002, ma räägin, 1992 vastupidi. 2002 läks kõik iseseisvaks või 2003. No see oli see, kui juba hakkas vabakutselise elu. Ja siis hakkas vabakutselise kunstniku elu ja igaüks vastutas iseenda eest ja mingil määral käis veel niisugune toodangu tegemine ka, aga seal oli siis paar inimest ainult ja igaüks vastutas iseenda eest. Nojah, et ma tahangi võib-olla öelda, et see üleminek sellisest süsteemilt, kus oli kindel sissetulek, selline nii-öelda ameti töökoht läbi 90ndate, kus nii-öelda oli selline vajaduspõhine nii-öelda turumajandusele üleminek, et see langes ka minu lapsepõlve aega ja ma mäletan, et see ei olnud tingimata lihtne jääda ikkagi nii-öelda kunsti juurde, jääda oma selle loomingu juurde ja kutsumuse juurde, aga sul tõesti on see mitte lihtsalt, aga kindlasti ikkagi õnnestunud ja sest paljud just tarbekunstnikud võib-olla ei ole leidnud nii-öelda oma seda oma ostjaid või oma turgu, aga sul on oma töökoda ja sa oled ikkagi leidnud alati oma töödele selle publiku. Nojah, kuna ma olen teinud väga erinevaid asju, ma olen teinud prossidest, väikestest tehetest, rääkimata siis, eks ole, juba vaasid, vormid, figuurid, mis pärast saab siin vaadata, loomafiguurid, inimfiguurid, põrandavaasideni, mis siin praegu on ka paar tükki näha, põrandavaasideni ja lõpuks dekoratiivobjektideni välja. Nii et tegelikult ma olen leidnud, et mida erinevamat asja sa teed, seda rohkem on võimalusi müümiseks.
eriti väga heaks müügiartiklis osutusid väikesed, no niisugused väikesed loomafiguurikesed ja inglikesed. Et siis oli see periood, kus käis palju turiste siin, kui meil juba Eesti iseseisev, eks ole ju, eriti muidugi soomlaseid ja nemad tahtsid alati minu neid väikseid kujukesi endale nagu tasku pista, ühesõnaga väike suveniirikene lastele viia. Aga sul on olnud ka nii-öelda kundesid üle maailma, et minagi olen siin Prantsusmaalt mõne sinu loomingu austajaga suhelnud või Ameerikast. Jah, siin on ka väljas need suuremad figuurid, inimfiguurid, mida lihtsalt näitusel nägi prantslane, kes hiljem võttis ühendust, et tahtis tellida, ta tellis mu käest kokku vist neli seda aktifiguuri keraamilist. Jah, on olnud sellised asju. Ja kunagi ei tea seda ette, kust need tulevad. Samamoodi on ka kelladega. Ma olen palju teinud keraamilisi kellasid. Praegu siin on ka nüüd näha. See on nüüd üks kõige vanem, on siis see maastikuga kellaga. Ma olen neid kellasid ka teinud üle 10 erineva variandi ja ka neid on inimesed ostnud nagu juubelikingitusteks või niisugusteks suuremateks tähtpäevadeks on tellitud ka niimoodi, et tuli nimi kirjutada peale see tagumisele küljele kellale, et kellele see on mõeldud ja mis puhul, kas siis mingi juubel või mis asi. Nii et neid asju ma olen teinud palju, jah, üsna palju tellimustöid. Aga kui püsida veel selle juures, et mis su tööd iseloomustab, siis jah, sa juba nimetasid, eks ju, need maastikud, mida need on siis glasuuride peale nii-öelda glasuuritud ja kraabitud, ehk siis seal on niisugune nagu maaliline komponent, eks ju, ka juures. Ja siin juures ma tahakski öelda jah seda, et ma olen õnneseen, et ma sain keraamikat õppima, sellepärast, et kui ma olin aasta aega ennem instituuti töötanud, siis ma sain aru, et keraamika on selline ala, kus mis ühendab nagu erinevaid, seal saab maaliga tegeleda, värvidega, glasuuridega, seal saab tegeleda nagu graafikaga. See tähendab seda, et kraapida välja joonist läbi glasuuri või savi, eks ole ju. Siin nagu selle taldriku peal on seda ka näha, see on sgraffito tehnika. Samaaegselt on võimalik tegeleda skulptuuriga, miniskulptuuridega, vormidega, nii loomasid, inimesi, kõike, et keraamik ja samal ajal on sinna hõlmatud nagu põhivorm, nagu geomeetria, nagu mulle selle koonuse vorm ja keravorm, see on mind alati vaimustunud, et nendega saab mängida ja teha erinevaid asju. Ja siis seda võiks tõesti nagu siis öelda, et keraamika on nagu universaalne kunstiala. Ühendab nagu kõiki teisi, seal on kasutada võimalik ka teisi tehnikaid ühesõnaga, nii graafikat, maali, skulptuuri. Ja siin ma sain aru ja mul oli nii suur õnn tõesti, et ma olin töötanud selle aasta ja näinud, mis võimalused on keraamikas. Ja siis ma läksin keraamikat õppima. Ja ma olen siiamaani olnud seda tõesti väga-väga õnnelik ja tänulik selle eest, et niimoodi on läinud. Aga võib-olla sa hästi põgusalt ikkagi räägid ka võib-olla kõige olulisematest õpetajatest selles vallas? Kui ma ütlen, et kõige esimene oli äkki Elinor Piipu, tema oli ka skulpturaalsete asjade tegija, kes käis juba kunstiklassis, ma 7. keskkoolis käisin ka kunstiklassis ja kunstiklassi õpetaja kutsus meile peale joonistamise ja maalimise sinna ka keraamiku, meile anti ka keraamikatunde natukene. Vaat siin pärast sa saad näidata, mis on minu kõige esimene keraamiline töö, on siin asub siin ka. Ja siis järgmiseks oli see, et ma keraamikaateleesse sain tööle ja seal oli lihtsalt minu õpetajaks tolleaegne keraamik Elsi Johanson ja tema siis õpetas mind glasuurijaks välja, nii et ma nagu käisin instituudi õppimise ajal suveti ka asendamas. Inimesed läksid puhkusele ja ma käisin asendamas, et ma toodangut sain glasuurida ja maalida. Nii et seal võiks öelda, et tema on järgmine õpetaja olnud, aga nüüd ma instituutis, siis põhiõppejõuks ma ütleksin siiski, et on Leo Rohlin.
vanameister Leo Rohlin, kelle vorm ja värv ja kes alati oskas sulle öelda õige sõna, mis sa võiksid teha või kuhu poole minna ja igaühega ta rääkis meil olid ju nii vähe õpilasi ka grupis, kolm oli, et igaühega tehti individuaalset tööd ikkagi. Nii et Leo Rohlin muidugi oli mul ka Eevi Mardna õppejõud. Nii et eks midagi juba temast ka, aga kõige rohkem on olnud ikka Leo Rohlinist. Ja siis oli joonistusõpetajaks tollal Leili Kuldkepp. Ja tema jälle oli see, kes pani rõhku figuuride joonistamisele ja sellest sai mul nagu huvi, et hakata ka varem ma ei julgenud. Ma loomafiguure olin juba teinud, eks ole, elevandid ja seal lõvid ja mis mul olid, karud, aga ma siis sain selle julguse, et ma olen nii palju figuuri joonistanud ja see mulle nagu õnnestus, et ma proovin ka inimfiguuri teha ja siis ma hakkasin ka seda tegema. Jah, et tõesti, et neid akte ei tea, et keegi teine niimoodi teeks või vähemalt on neid väga vähe, neid keraamikuid, kes seda võtavad ette. Ja teiseks, mida ma võib-olla mõtlesin ka ära nimetada, on see, et sa töötad kipsvormidega, et palju sinu, nii need loomad, ka need aktid ja muudki võib-olla kellad, kruusid, need käivad läbi kipsvormide, et see võib-olla ei ole ka väga tavapärane praegu. Nad on, mingil määral on ta ikkagi lihtsalt vormid tavapärased sellepärast, et keraamiline ese peab olema seest tühi. Ta ei tohi olla täis seepärast, et siis ta esiteks juba kuivab puruks ja teiseks ta põleb puruks, eks ole. Nii et kui nüüd teha keerulisemat asja, muidu lihtsamat asja tehakse keraamikas ka niimoodi, et saviplaadist lõigatakse tükke ja kleebitakse kokku käsitsi. Aga kui teha nüüd inimfiguuri, selleks on vaja korralik etallon teha ja arvestada sellega, et ta tuleks kipsvormist välja, sest seal tuleb see kipsvorm teha 3-4 tükist, sest figuur on ju, eks ole, ju ruumiline. Ja siis peab oskama seda vaadata, kuidas moodi, kus kohast jagada neid, et mitu tükki kipsist teha ja sellepärast on see, ta on töömahukas ja sa pead olema sellesse ikka süvenenud ja see on keeruline. Nii et tegelikult jah, sellepärast neid keraamikuid, kes niisuguse asjaga tegelevad, on suhteliselt vähe. Aga lihtsamaid vorme küll valatakse, kipsivormid, mis on tassid või kannukesed või seal ei ole ju tuleb 2 poolega asi välja kipsist ja ei ole probleemi, aga figuuriga on see palju suurem probleem. Aga võib-olla selline teema, et ka mäletan siin 90-ndad, eks minu selline ka nooruke iga ja võibollagi enne see Eesti vabaks saamise lugu, et ka praegu tegelikult see sinine on üks sinu lemmik värve, eks ta on ka, ega keraamika ei võimaldagi väga paljusid, väga erinevat värvipaletti. Tegelikult praegu võimaldab küll, aga tol ajal, kui mina hakkasin selle tehnoloogiaga tegelema, siis oli koobalt kõige erksam värv, mida sai sellises põletuses, muidugi siin on nüüd tehnoloogiline erinevus, meil on kivinõu keraamika ehk kõrgkuumus, mis on siis 1250 kraadi põletus. Ja vot selles põletuses tol ajal ei olnud tõesti ei punast ega niisuguseid erksaid värve muid, kui ainult see koobalt sinine, koobaldiga värvitud, eks ole. No ja mida ma tahan ütelda on see, et sinu tööd tollal ka võib-olla enne veel seal 90 algust olid sageli sinimustvalgetes toonides. Ja ka seda olid nad tõesti sinimustvalged, olgugi, et mul sellega pahandust nagu otseselt ei tulnud. Aga nad olid sinimustvalged tõesti väga tihti. Jah, neid sai muidugi põhjendada, et sellised on need värvid ja võimalused. Ja isegi oli niisugune väike vaas mul, nagu kristallikujuline, mida ma nimetasin Eesti kristalliks, sest tal oli siis sinise, mustaga ja valged triibud olid vahepeal. Selle vaasi nimi oli Eesti kristall. Olgu, aga saviga töötamine on hästi selline füüsiline tegevus. Nii see, kuidas vormid tekivad,
ja tegelikult ka siis nende vormide ja valmis asjade tassimine on väga füüsiline, olen nendes osalenud. Kõik on raske, jah. Et mida see sinu jaoks see kätega loomine nagu tähendab, et see on selline, ühelt poolt on selline üksildane töö, see kunstniku töö, et sa ikkagi oled ju üksi, kui sa üksi selle saviga, kui sa seda lood, aga teistpidi ta on selline nagu andmine, eks ju, et sa ju lood selleks, et teistel oleks sellest rõõmu või sellest vormist ja ilust rõõmu. Kõigepealt ma ütleks selle kohta, et ükski asi ei ole juhuslik, et mul on olnud kindlasti idee ja mõte enda sees, sellepärast, et öeldakse, idee on sõna on tegu, eks ole. Et minu sees on mingisugune asi nagu leidnud koha, et nüüd tuleks seda väljendada. Kergem on joonistada, ma olen ka joonistanud tavaliselt väikseid kavandeid ja mõelnud, et mida see asi peab tähendama. Ja mul on tihti siiski ikkagi nagu neist adrekute juures on, siin on lausa niukene, ma ütleks taevaline või kosmiline mõõde natukene. Et ja ma olen nagu saanud aru, et see nagu areng, nagu vaimses mõttes areng ja see savitöö on mul nagu kuidagi käsikäes käinud. Et see, mida ma olen savis teinud, see on mind aidanud ka jõuda mingisugustele uutele arusaamistele elus ja kuidas ühesõnaga edasi. Et ma ei oska isegi seda nii täpselt kirjeldada, sest see toimub ikkagi nagu sinu sees või sinu mõtlemises ja sinu arusaamistes, aga see on väga huvitav on see tõesti, et ma olen aru saanud, et see on mind aidanud ka aru saada elu probleemidest ja asjadest, sest näiteks isegi see asi, kuidas ma lugesin sealt, et põled selle salmi ette, et kristalliseeruda ja selgineda põletusahjudes. Et mul tekkis isegi niisugune mõte, et vaata, inimese arengus on ka, et kui ta läbib raskusi ja kannatusi, nagu põletusprotsessi mingisugust, et siis ta jõuab ka selgineda ja saab mingile uuele arusaamisele ja uuele tasemele. See on ju sinuga niimoodi ka kogu aeg juhtub, eks ole. Et ma nagu tekkisid niisugused mõtted, et ma nagu hakkasin võrdlema seda, mismoodi see keraamika sa valmib ja kuidas siis inimese areng toimub. Et see on nagu, oli minu jaoks väga huvitavad. Universaalne niisugune. Ja ma siin isegi vist kirjutasin ka neid, et kuidas need see oligi siin see keraamika on ühendus skulptuurist, maalist, graafikast, arhitektuurist ja geomeetriast. See oleks nagu jumaliku korra õppimine ja püüdlemine tasakaalu, ilu, tõe ja armastuse poole. Ja siis see teine oli siis see, need elemendid, et keraamikas on ühendatud need maaelemendid, maa, tuli, vesi ja õhk. Et maa on see savi, eks ole ju. Õhk on, mis siis kuivatab seda asja ja ka põletuse juures on tähtis. Tuli, et ta põleb seal ja vesi on igal juhul vajalik, et seda savi töödelda. Et teda lihvida, et teda pesta, et teda siluda, et kõik need maaelemendid on nagu keraamikas ühendatud. Pluss siis sinna juurde, kui tuleb 5 element, armastusega tehtud töö, et siis oleks nagu ideaalne värk, kõik oleks nagu ideaalne. Aga ma tean, et sul oli ka mingi selline mõte, mis oli su emaga seotud. Jaa, mõtlesin, see on mis puudutas ilu. Niisugune raamat, kus on näituste puhul kirjutatud mulle siis asju. Mulle meeldis, et minu ema esimesed paar näitust oli ka mu ema elus. Ja ema on mulle kirjutanud niimoodi. Elu on väga tõsine, aga kunst muudab elu helgemaks. Loo ikka ilu ja helgust. Siin edasi oli siis veel see teine asi. Osata näha ja luua ilu oma ümber, see on tõeliselt suur õnn. Ole ikka tubli nagu alati, muuda oma loominguga elu rikkamaks ja kaunimaks. Niimoodi on siis minu ema nagu mulle kirjutanud. Ja su ema oli muusika? Mu ema oli muusikaõpetaja, muusikateoreetiliste ainete õpetaja Georg Otsa muusikakoolis.
ja mina ka 4 aastat olin klaverit õppinud lapsena sest ema arvas, et lapsed võiksid muusikaga tegeleda. Aga tegelikult juhtus nii, et ma juba 5. klassist läksin Tompi klubi kunstiringi, sest mind tõmbas sinna. Aga ütle niimoodi, kui sa mõtled, et me natuke puudutasime seda loomeisiku elu ja võib-olla neid keerukusi, aga kui sa mõtled, et mis on võib-olla need, ma ei tea, kompromissid, et on kas loometöös kompromissid ses mõttes, et vahel on vaja mõelda niimoodi, et mis oleks selline figuur või asi, mis nagu inimestele nagu oleks oluline, või kas sa oled tundnud, et kas seal on mingi sellist kompromisside tegemist olnud? See on üks väga huvitav küsimus. See on üks niisugune asi, mida ma olen tähele pannud, et olenevalt aegadest see inimeste eelistused muutuvad. Ja huvitav on ka see, et nad võivad tagasi tulla, näiteks karud, eks ole ju. Ma tegin ammu, mul oli Kersti karu, 3 karu, eks ole, ja vahepeal 5-6 aastat ei tahtnud neid mitte üks inimene. Ja siis, kui meil siin tekkis mingi jääkarude probleem loomaaias, oli mingi jääkaru värk, ma ei mäleta, ja inimesed hakkasid valgeid karusid tahtma. Ja siis galeristid küsivad, et tee valgeid karusid, ennem või pruunid. Nii et tegelikult galeristidega ma olen ka kogu aeg ikkagi selles mõttes koostöös, et nad teavad, mida inimesed tahavad. Et mina võisin nad edasi teha, aga neid tol ajal ei ostnud keegi. Ja nüüd on see pruunkaru Eesti selle aasta loom. Nüüd küsiti, et tee pruunkarusid jällegi. Nüüd tuleb pruunkarusid teha. Siis ma olen ka alati teinud selle ida aasta looma. Praegu oli see veetiiger, eks ole. Tegin ka sinaka tiigri triipudega. Ja mul on tegelikult kõik need 12 looma olemas. Sellepärast, et eriti kui siin käivad vene turistid, nemad tahavad neid osta kangesti, neid ida looma aasta suveniire nii-öelda. Nii et neid ma olen ka kogu aeg teinud. Aga mis veel, et osade asjadega on küll nii, et ma ise mõtlen, et ma tahaks teha seda või seda. Ja ma ka teen selle mingi figuuri või asja, aga ta ei lähe. Seda ei osteta ja tihti on ka niisugune asi, et mis mulle saan nagu aru, et see mulle endale nagu just nagu hästi õnnestus ja mulle endale meeldib. Ja tihti on, et vaata inimesele või rahvale see jälle nii ei lähe peale. Ja siis ongi see, et nende galeristidega peab seda tööd tegema. Uurima, mida müüa ühesõnaga. Nemad teavad, mida küsitakse ja mida müüa. Aga mõnikord on läbi galeristide tulnud ka mingisugune tellimus. Näiteks eelmisel aastal ma tegin, mul olid olemas väikesed draakonid, sellised pisikesed draakoni aasta on ju olemas, eks ole. Ja tuleb inimene, helistab galerist mulle, üks inimene tahab tellida suurt draakonit. On vähemalt 30-40 sentimeetrist. Et kas sa saad teha? Et miks ma siis ei saa? Mulle meeldib tellimustööd alati teha. Sulle isegi meeldib seda teha sama palju kui võib-olla oma originaalloomingut või? Ja, sellepärast, et siis sa tead, et tema läheb kindlasse kohta. Ta läheb kindlasse kohta ja kindla inimese juurde ja ma saan selle inimesega juba enne läbi rääkida, mis on tema soovid ja värgid ja samal ajal ma saan ise soovitada enda poolt, mida mina arvan, mis parem oleks. Et see on tegelikult kõige meeldivam, on niisugune töö. Selline nagu koos loome mingis mõttes. Ja, et ta oleks nagu vajalik, et ei tekiks seda tunnet, et sa oled teinud nagu mõttetult või ilma asjata. Jah. Aga päris, et mul ükski asi poleks läinud, mida ma olen teinud. Päris niisugust asja mul ei ole olnud. Et mõni oleks niisugune asi, et mitte keegi seda ei taha. Päris nii ei ole vist olnud. Praegu ei oska öelda, ei mäleta. Aga kui püsida võib-olla veel nende selliste loome ja elulooliste kompromisside juures, siis kuidas ka ise ikkagist olles loometööga kokku puutuv inimene, et siis kui kerge või raske see on olnud, et ühitada selliseid
noh, emaks olemise küsimusi ja kunstnikuks olemise küsimusi? No see on nüüd küll olnud tõeliselt raske, seda sa tead ilmselt omast käest, sest et see aeg, kui sina ja õde mõlemad olite väiksed, oli mul nagu kõige niisugune suurem loomingu palavus sees. Ma oleks tahtnud nagu kogu aeg midagi teha. Ja siis oli tihti ikkagi see, kuna lasteaed pandi kinni, minul tuli, eks ole ju... Ja toona ta pandi vist hiljem kell 6, ühesõnaga kell 5 käisid kõik teised järel lastel. Aga minul tuli kõige suurem, niisugune vaimustustööd teha tavaliselt peale lõunat. Mul hommikupoolne töö ei sobinud. Pole kunagi see sobinud. No ilmselt ma olen see õhtupoolne inimene või öökull või ei päris öökull, aga siis oli tihti niisugune asi, et ma olin kõige paremas selles loome ja selles töö sees ja vaatan, kell on nii palju, ma pean jooksma lasteaeda. Lapsed on lasteaias. Nii et sa tead omast käest, et juhtus niisuguseid asju, et ma pidin sellele kasvatajale teatama, kes võttis lapse enda juurde koju ja siis ma sain siis pärast kodust teid kätte. Et juhtus selliseid asju, sellepärast, et lihtsalt ma tööhoos ei pannud kella nii hästi tähele. Ja mõnikord oli ka nii, et pisarad voolasid nutuga, pooleks tuli ära joosta töö juurest. Aga sellegi poolest olen ma nii õnnelik, et mul on 2 nii toredat tütart. Et nad on ka kasvanud ja saanud väga toredateks inimesteks. Yeah. Võib-olla see oli natukene tüütu, et ma vedasin teid kunstinäitustele endaga kaasa ja ma tean seda, et teie nagu väsisite seal väga ära ja ei huvitunud nii väga sellest. Ma mõtlesin, et kunstiline kasvatus oleks ikka lastele väga hea. No jah, eks meil oli see normaalne oli käia näitustel ja normaalne oli kunstist rääkida, et võib-olla mõnedel teistel teemad oskasime vähem. Aga kas sa mõtled vahel ka nüüd niimoodi, et see 50 aastat on juba päris pikk aeg, et mis nagu jääb või vaata, kõik su töö on tegelikult ka füüsiline, et need on füüsilised objektid, et nendest sinust on nagu nii palju nagu märke maha pandud erinevatesse kodudesse üle maailma. Ja need objektid, need veel kõige suuremad, mis on linna peal laiali ja millest tuleks nüüd märtsis mul siin näitus, mis on sellest Lasnamäe linnaosa valitsuses, mis on Tallinna Ülikooli raamatukogus, mis on ka ostetud, eks ole, sinna Tarbekunstimuuseumisse. Nüüd, kui see näitus tuleb, siis tuleb need asjad siia kõik kokku tuua, tulebki mul niisugune nagu objektide näitus, mis on siis nagu, võiks öelda, siis arhitektuurne lahendus keraamikale, mis mind ka väga huvitab. Ainult, et nendega on niisugune asi, et kunagi ma tegin niisuguse kompositsiooni linn, kus oli vana linn nagu tornid ja majad, 8 eset, mille kohta kirjutati ajalehes ja kriitikud, et see sobiks väga hästi kuskile suure asutuse foajeesse. Aga 8 vormi, keegi ei hakanud ostma neid nii palju. Ja lõpuks mul on praegu siiamaani väga kahju, et see sai ära jaotatud, sest et 4 tükki viidi Rootsi. Keegi ostis, too korral oli Raekoja platsil niisugused kunstilaadad. Ja siis väljamaalased said sealt ka, said nendega ühendust ja minu käest Rootsi eestlased ostsid ära siis 4 pool sellest linna kompositsioonist, olgugi, et oli tervikkompositsioon mõeldud, eks ole. Ja nii, et praeguseks ajaks on sellest kompositsioonist jäänud järele siis 1 torn ja 1 maja, mis kokku pandes oleks nagu kirik ja selle siis ostis Tarbekunstimuuseum. Aga tegelikult olid nad 8 vormi. Nii, et niisuguseid suuri töid on tehtud, aga see ongi see, et ma tegin neid enda huvides, aga ma ei mõelnud, kuhu see võiks minna. Olgugi, et seda soovitati hiljem. Ja ajalehtedes soovitati, et võiks kasutada niisuguseid suuri dekoratiivobjekte. No see on see nii-öelda, mis praegugi on ju ikkagi uute hoonete ehitamisel on meil vaja, et oleks seal ka kunst objektid kaasatud. Tol korral ei olnud seda.
et mingis mõttes on keraamika selline asi, et ta on küll füüsiline, eks, et need on ju füüsilised reaalsed esemed, aga teistpidi ta on ikkagi üsna kaduv ka, et ikkagi kui ta puruks läheb, siis nii on, et no aga vaata seda, kui palju uuritakse neid kildusid, mis igalt poolt maa seest välja kaevatakse ja eks ole ju ja vaadatakse ja pannakse kokku, niimoodi on ju tegelikult ajaloos leitud, et keraamika kui selline on üks ääretult vana eriala, sest savist leiti, et on võimalik teha, eks ole, potte ja kausse, mida tehti ikka kui palju aega tagasi, eks ole. Ja aga niimoodi võivad tänapäeva asjad niimoodi me oleme igavikuga seotud. Niimoodi võib olla samamoodi, et minu asjad leitakse tükke ka kuskilt maa, sest kuskilt kaevatakse välja. Me ei tea seda ju. Ja me ei peagi seda teadma ega mõtlema selle peale. Ja. Ma arvan. Aga ikkagi, et võib-olla see mõte, see nii-öelda elust ja elu raskustest või kannatustest nii-öelda kannatustulest läbi tulemine ja see savi või see keraamika kui savi on maa. Kui ühendus nii-öelda siis selle kõiksusega või eluga või olemisega. Ja siis savi on ju maa. Kui maa element ja teda töödelda, et temast saada siis see valmis asi, siis lähevad need teised elemendid kõik juurde. Õhk, vesi ja tuli. Ja ilu tuleb ka. Ja ilu. Ja kusjuures on see üks huvitav asi ka, et need glasuurid on ju enne mitte seda värvi, kui nad ahju lähevad. Nad on ju hallikad või natukene peesikad või nii ja naa ja sa pead olema nii ja ettekujutusvõimega. Et kujutama ette, mis värvsed, kuidas, mida ma kuhu panen, et ta tuleks ahjust välja. Nii et siin on ikka niisugune, saladus on kogu aeg selle asja sees. Ja. Selles mõttes ei muutuda iialgi igavaks. Ma arvan, et sa seni, kuni sul jalad kannavad ja käed liiguvad, siis sa jätkad. Seni kaua ma tahaks ikka midagi teha, jah, ma arvan küll. Sest ma tunnen vahel, et kui olen näiteks, kui suvel sai maal käidud teiega, kui te lapsed olite ja olid paar kuud eemal, tunned, kuidas sõrmed hakkavad savi järele sügelema. Tahaks savi kätte võtta. Tegelikult ta on üks ääretult hea materjal ja pingetel langeta ja ta on ka tegelikult lausa nagu lastele ju soovitatakse niisugune teraapiline asi. Sa oled isegi õpetanud 15 aastaid lapsi. 15 aastat ka Lasnamäe huvikoolis laste savi stuudiot teinud, eks ole ju. Nüüd enam mitte, sest lihtsalt vanus ei luba. Aga seal oli ka palju lapsi, kes olid sellised, et tulidki just teraapia eesmärgil. Nad olidki nagu erikoolidest. Ja neid nagu soovitatigi, et savi aitab teid ja savi töö. Nii et mul on olnud sellega ka tegemist, jah, õpetamisega ja lastega. See on ka päris tore olnud tegelikult, sest tihti on lastel mingid huvitavad ideid, mille peale sa pole ise tulnud. Ja nii, et isegi pole lapsed on mõnikord mulle mõne hea idee andnud. Seda on ka olnud, need saviõpilased. Ja. Sellel noodil, et kõik jätkub, võib-olla olekski hea lõpetada niimoodi, et mul on hästi hea meel, et me selle vestluse täna siin maha pidasime ja siin sinu tööde keskel ja no eriti suur tänu, et meid lubati siia galeriisse tulla ja siin galeriiruumid, sest tegelikult siin on praegu ka näitus seina peal, mis ei ole minu töödest ainult, mis on keraamikute näitus, aga tänasel päeval lubati siis minul panna siin osa asju nagu minu asjad välja, et neid saab siis pärast filmida. No mingisugune niisugune ülevaade, see võiks näidata seal esimest tööd. Jaa, ma näitan seda korraga sulle siit. See teine on kõige esimene, savitöö on see. Ja see. No ühesõnaga, siin on niisugune
kauss, mida ma tegin autoritiraažina esimesel, kui ma lõpetasin Kunstiakadeemia, see on siis käsitsi treitud ja välja kraabitud nagu sgraffito või nagu ma ütlesin, graafika tehnika. Aga see teine taldrik on siis selline ka, mis sai tehtud tol ajal, kus ma katsetasin glasuure, mis on siis nagu maal, aga ta on nagu väga tume maal nagu. Aga see on huvitav, vaata see, mis on kõige esimene savitöö. See on minu elus kõige esimene savitöö. Tass ja taldrik, mis sai tehtud keskkooli kunstiklassis, kus meil käis siis keraamikaõpetaja ka mõned tunnid andis. Kõige esimene savitöö. Jaa, aga aitäh sulle selle vestluse eest. Jah. Tanun, mul on hea meel, et me saime niimoodi rääkida, eriti tore, et oma tütrega, kes on huvitatud